Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Head kuulajad, Vaba sõna stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets nagu igal nädalal. Ja täna räägime drooni-intsidendist, sõnavabaduse olukorras Soomes, sellest, kuidas keskkonnaametnikud omavalitsusi murdmas käivad ning toiduainete käibemaksu langetamise hädavajadusest. Aga esmalt reklaami, nimelt 1. aprillil kell 18 toimub Rakveres Uku Aru muusikamajas ja Martin Helme suure kõnetuul tuuri rahva koosolek. Tulge kindlasti kohale, saab olema vägev üritus. Muidugi on lisapluss neile kõigile, kes ei ole uhket Uku Aru veel näinud. Tulge vaatama ka Tallinnast ja mujalt. Ja tere ka minu poolt ning ärge laske ennast eksitada sellest kuupäevast, et 1. aprill on küll naljapäev, aga see on täiesti tõsine uudis. Ja miks see toimub 1. aprillil? Väga lihtsal põhjusel, et Uku Aru oli sellel päeval vaba. Et meie Rakvere muusikamaja Uku Aru on väga populaarne. Kui te varem ei ole sinna juhtunud, siis on väga hea põhjus tulla just kuulama EKRE kõnekoosolekut. Ja Anti, sina ju ka võtad sõna. Ja meil on kolmas kõneleja, siis kohalik ringkonnajuht, kelleks olen mina ja kindlasti saab see olema ka üks kange kraam, mida ma seal esitan ja muidugi on võimalus küsimusi küsida ja tuleb meeleolukas üritus, kestab umbes 2,5 tundi. Tulge kindlasti, nautige Uku Aru, kus on ka üks suurepärane kunstinäitus üleval, mida just tihti ei juhtu. Nii et veel kord tulge üle Eesti, tulge nautima kõnekoosolekut ja Uku Aru muusikamaja. Ja teate, kui hea on olla mõttekaaslastega koos, et ühes ruumis inimestega, kes saavad maailma asjadest sinuga täpselt ühtemoodi aru ja see on väga hea tunne. Ja kui enne kui suuremate teemade juurde läheme, räägin veel ühe hea uudise. Nimelt Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei tunnistagi enam mehena sündinuid naiste võistlustel osalemise õigusega. Võetakse geenitestid appi, nii et üks vaimuhaigus hakkab kõrgel tasemel otsa saama ja see on kindlasti USA valimiste mõju. Ehk siis ühel hetkel ameeriklased juba ütlevad, et miks me oma naisatleete sinna saadame, kui mingid petised, valetajad ja hullumeelsed võtavad naiste võistlusalad üle ja teesklevad naisi. Ja see oli minu meelest ääretu suur ülekohus naiste suhtes, et mees, kes ei suutnud meeste alal läbi lüüa ja siis pani omale huulepulga põsepuna palgele ja ütles, et ta on naine ja võitiski naisi sellistel füüsilistel, rasketel ja aladel nagu ujumine ja boksivõistlus ja sellised, ütleme selline, kus on füüsiline üleolek nagu väga selle ajastu hullus, nagu EKRE võitleb nende hulluste vastu ja normaalsuse ees, siis nagu me ju ennustame, me ju räägime, et see hullus lõpeb ükskord, aga lööme selle kamba kiiremini laiali, kes kõiki neid kriminaalsed lollusi läbi viib. Et see on nagu esimene õiekene, võiks öelda. Teie abi on armsad kuulajad selleks vaja meile seljatagust looma. Ja lähme veel edasi. Sel nädalal meenutasime ka märtsi küüditamise ohvreid. Mälestusüritused toimusid üle Eesti. Muidugi oleks vaja noori paremini harida, kui vanemad põlvkonnad tunnevad teemat üsna hästi, aga sellegi poolest noortele õpetatakse päris ajaloo asemel mingisugust udu, mingite kolmanda maailma ajalugu. Mul enda laps on seda kinnitanud, et Eesti ajaloo roll on tema arvates päris väike. Ja noortele määritakse kliimavõitlus kaela, 100 soo õpetust, nagu me nägime, et see on absurd ja isegi Olümpiakomitee lõpetanud absurdi ära. Nii et õpetagem ikka noortele Eesti ajalugu ja seda, mis Eesti rahvaga on sündinud. Ja ma ise käisin Pärga asetamas Maarjamäe kommunismi ohvrite memoriaalil ja seal oli küll näha, et noori ikkagi oli üliõpilaste esinduste esindajad ja ka kodutütred
tütred, noorkotkad, et see on hästi hea, et sellist isamaalist kasvatust on näha ja kui me oma ajalugu mäletame, oskame ennast hoida ka tulevikus. Ja veel üks soovitus, et mina kutsusin ühe küüditatu, kes viidi ära 10-aastaselt Põltsamaalt, Marju Toomi, kutsusin ka Nõmme kooli rääkima. Ehk siis 15-aastased kuuleksid 90-aastase juttu või 88-aastase proua juttu. Et see on oluline, väga oluline ja see ongi selle teadmise ülekandmine, et see oli tegelikult mitte ainult kusagil kummaline kauge asi. Nüüd aga Evelin, tõttame kohe nende suuremate, pikemate teemade juurde. Nimelt käis siis üks kõva pauk selle nädala just nimelt küüditamise mälestuspäeval. Kõik kohad olid siginad-saginad täis, keset tööd lendas Venemaalt tulnud droon otse Auvere elektrijaama Korstnasse. Nii et sõja hingus jõudis jälle Eestile lähemale. Ja imet, mida siis siseminister selle kohta ütles? Tema ütles, et tema ei tea midagi. Ühtpidi ta ütles seda, aga teistpidi need droonide parved, mis liigusid Ust-Luga sadama poole. Üks peamine versioon on, et eks nad eksisid ära selle tõttu, et Venemaa segab väga tugevalt GPS-signaali ja toimub raadiosageduste siis blokeerimine. Aga teisalt siseminister tegi ennast jälle naeruväärseks, et oma praalimisega, et Ust-Lugas sai sadam pihta, ukrainlased on selles osas nagu tublid olnud, aga mille üle me ei saa rõõmustada, et droon lendas meie poolele ja selline lapsik kiljatus, et küll on ilus siseminister. Väga võimas. Küll on ilus vaatemäng, Aga veel seda teemat ka, et meil jälle pisendatakse probleeme ja öeldakse, et ei, me ei olnud sihtmärk, aga esiteks me ei tea, kuidas nüüd droonid meie õhuruumi satuvad. Seda enam, et siseminister ütles, et ta ei tea ka, kuhu need droonid ka kadusid ära, sest droone oli hulgim ja ma kuulasin ühe füüsika doktorandi arvamust, kommentaari, siis tema ütles, et juhuslikult tabada korstend on ikka väga väike tõenäosus. Mõelge ise, see nagu nõel heinakuhjas, et see droon sai just sellele korstnale pihta, et see doktorant, füüsika doktorant arvas, et igal juhul oli siis seda drooni niimoodi programmeeritud, et ta siis nähtavasti mingile vertikaalsele objektile pidi pihta lendama ja pisendatakse ka seda, et seal ei olnudki väga suurt plahvatust, et ainult väike kriimukene, aga tegelikult kui nüüd mõelda, et see droon on ju kerge, ta peab õhus püsima ja kui ta läheb vastu siledat pinda, siis põrkub see plahvatus suure tõenäosusega õhku, et tal on sellel plahvatusel on ruumi, ta ei jää sinna sileda pinna peale, aga nüüd kujutage ette, kui see droon oleks maandunud sinna korstna otsast sisse ja see plahvatus oleks toimunud korstna sees, siis ma arvan, et seal selle Auvere korstnast oleks, ma arvan, suurem auk järel kui see väike tiljukene kriim, et pisendada seda ja öelda, et kogemata meie ei tea midagi, on minu meelest ohu alahindamine või võimalik, et avalikkusele tahetakse jätta sellist muljet, et me ei peaks muretsema, aga võimalik, et see on ka hoiatus, et näete, et kui teie lasete oma territooriumi kasutada selleks, et näiteks rünnata seda Ust-Luga sadamat, siis järgmine
tõsisem rünnak on teie Auvere korstna pihta? Ja siin on erinevaid hinnanguid, meil ei ole ka mingit valmis diagnoosi, aga selge see, et tõenäosus, et see oli juhuslik, on väga väike. Ja üks variant on ka see, et Vene operaatorid võtsid selle drooni juhtimise üle ja suunasid ta lihtsalt Auvere korstna pihta. See on üks päris tõsine versioon. Aga kuhu me selle jutuga ikkagi lõpuks jõuame, on see, et meil ei ole tõrjevalmidust. Käisin ka lõunapiiri vaatamas siin mõnda aega tagasi. Seal on ka nii-öelda binokli valmidus, et mida me teeme sellega, et meil on binokkel ja me näeme, et mingisugune asi liigub üle piiri. Et kui seal Võrtsjärve kandis plahvatas ja jättis päris suure augu järgi droon, siis ei olnud teda isegi märgatud. Nii et kõik see praalimine, nagu siseminister kilkab, selle asemel, et ta kilkab ja oi kui ilusti põleb, eks ole, võiks ta tegelikult tegeleda koos Kaitseministeeriumiga droonivõimekuse ja droonitõrjevõimekuse tõstmisega, et minu meelest selliste tehaste ümber võiks juba isegi katsetada mõningate drooni kaitsepunktide ehitamist, sest see Ust-Luga sadama probleem ei ole lahenenud. Ukrainlased saadavad sinna droone veelgi peale, et me peame oma taristut kaitsma ja kui ühel päeval lendab see elumajja, mis siis? Päris suur hulk laskemoona, lõhkeainet, mis ju Ust-Lugas tekitab häireid, laseb tankereid põlema seal Viiburi jähistel Primorski sadamas. Nii et meil on ikka väga pikk tee minna päris kaitstuseni ja tõesti üks probleem on ju poliitilise juhtkonna praalimine, kiitlemine, enese imetlemine ja siis ka ohu vähendamine, nii nagu sa ütlesid väga tabavalt. Ja vaatame siis näiteks Postimehe juhtkirja, see ütles ka, et parem, et see juhtus on ju, küll me siit jälle õpime midagi. Aga kui oleks inimesed surma saanud, mis siis paremat oleks? Nii et tegelikult päris suured summad lähevad riigikaitsesse praegu ja mulle tundub, et neid ei sihita õigesti. Osad rahad juba liiguvad endiste Kaitseministeeriumi ametnike firmadele, kes on sealt väga hiljuti ära tulnud, kes siis justkui arendavad kaitsetööstust, aga droonikaitse on veel kehvas seisus. Kaitseliitlastele, kes ütlevad, et tahaks ka drooniõpet, näiteks Lõuna-Eestis on olukord päris kehv, et lendavad seal üksikute droonidega, harjutavad, neid peaks olema juba tuhandeid ladudes. Mitte nii, et nad siis klapivad ise raha kokku kuskil Võru malevas ja hakkavad siis oma üksikute droonidega treenima, et see on väga-väga kaugel sellest, mida meil vaja oleks. Vaatlusvõime, tõrjevõime, kõik on lapse kingades. Tõsi on juba mõningad sellised arenduskeskused ja midagi toimub, aga väga aeglaselt. Ja me ju kolmapäeval infotunnis küsisime ka Kristen Michalilt selle võimekuse kohta droone tõrjuda ja avastada ja ennetada, aga ega me ei saanud ju mingit vastust. Kristen Michal hakkas rääkima, et kaitsevõime on tagatud, et mingid tellimused on tehtud, meile jõuab see kaitsetehnika siin selle aasta lõpus ja mingid riigihanked on tehtud, et jõuab seal järgmine aasta, aga ja samas ütleb, et kõigi probleemide põhjus on Putin. Saame aru loomulikult, aga see ei ole meid aidanud. 5 aasta kestab sõda Ukrainas ja me ikka teeme mingeid hankeid, kuskil mingid asjad on pooleli. Kõik on pooleli, ma tuletan meelde, head kuulajad, et EKRE pressis valitsuses olles keskmaa õhutõrje hankimist ja see lihtsalt tambiti maha ja üks peamine mahatampija oli Isamaa, kes eksponeerib ennast ka riigikaitses hästi suhtuva erakonnana, aga me jäime tänu sellele juntimisele ilma väga tähtsast võimest, mis alles nüüd hakkab Eestisse jõudma ja tookord oleks me seda saanud oluliselt odavama hinnaga. Nii et väga palju vigu on tehtud ja näha on, et see jorutamine ja venitamine kas või drooninduses on täiesti lubamatu. Just, ja praegu mida Kristen Michal sinu jutu peale ütleks, ta ütleks, et ära tee Eestit maha, Putin kuuleb, ära tee maha, aga enam ei tohi mitte mingit kriitikat ka teha, et sa alvustad, ära alvusta. Istume niimoodi silmaklappidega, ülistame Reformierakonda, mis siis, et kõik on tegemata, riik vaesub, riik on kaitsmata, ülistame ja siis on kõik
korras, vaat siis oled eestimeelne, eks ole. Ja siis toob sinna numbrid juurde, aga meie tõstsime SKP-st kaitsekulusid kuni 5% või üle selle, aga see ei anna mitte midagi, kui see raha jagatakse mingitele sõpradele kuhugi kaitseinvesteeringu tuleb õigesse kohta panna ja droonindus on üks kõige pakilisemaid asju ja sõna otseses mõttes piirivalve ja piirikaitse nende allalaskmisvõime, sest meil on juba 2 tükki maha prantsatanud, et kui sellest ka ei õpita ja ärme unusta, et Reformierakonna aur läks ju Venemaaga äri ajamisele. Meil oli siin, mul oli üks Rail Baltica teemaline ettekanne saalis ja suures istungisaalis ja siis hakkas õiendama muidugi üks reformierakondlane ja siis mõtlesin, et aga teie panus on olnud sanktsioonide ajal Venemaaga äritsemine, et teie aur on läinud selle peale, nii et ärge hakake meile siin udu ajama. Nojah, ja seda nad nagu ei taha üldse rääkidagi, et vaatamata sellele, et sõda juba Ukrainas kestab. No see ongi räige propaganda, et patrioote sõimatakse iga päev Reformierakonnad sõimavad suuvahus, venemeelsed, putinistid, no häbitu, endiste kommunistide partei. Kremli kaart. Venemaaga äritsenud Kaja Kallase partei. Ei, kõik teised on pahad, eks ole, nemad võivad äritseda, kõik teised on süüdi. No aga läheme selle õnnetu loo juurest edasi. Aga ma ühe asja märgin veel ära ja me küsisime ka, et kus meil kus see riigi iseseisev kaitsevõime on, siis öeldi, et meid kaitsevad NATO sõjalaevad praegust, et Lääne merel valvavad NATO laevad meie kriitilisi ühendusi, ehk siis nagu ma aru saan, et NATO sõjalaevad on hõivatud sellega, et nad on meie elektrisüsteemi osa, et kui NATO sõjalaevad ei valvaks, küntaks nähtavasti kõik need Estlingid üles ja meil ei oleks elektrit. Selle asemel tegelikult oleks normaalne, et NATO sõjalaevad kaitsevad Eesti riiki ja me ehitame oma elektrivõrgu niimoodi üles, elektrisüsteemid niimoodi üles, et meid ei pea mingid NATO sõjalaevad kaitsma, vaid see on meie riigikaitse üks osa. Tõsi jah, see kriisiaeg on paljastanud meie välisühenduste hapruse. Me peame tegelikult keskenduma selgelt oma enda juhtivatele võimekustele ja ka hajutatud võimekustele. Näiteks peaks meil väga tõsiselt tegelema siis biogaasijaamade ehitamisega minu meelest, mis aitaks tagada kriisi ajal piimatootmist. Vaat sinna oleks vaja panna, mitte kusagile tuugenites, mis torkavad meil sisuliselt Kaitseväe raadioluurel silmad peast. Ja me ju planeerime praegust 100 miljonit eurot investeerida gaasijaama, mis asub seal Narvas ja nüüd siis mõelda, et kui Auvere sai pihta, me ei saanud seda isegi kaitsta, kuna öeldi, et Vene piirile oli liiga lähedal, et oleks võib-olla see konflikt eskaleerunud, aga ikkagi, miks me siis ehitame sinna ohtlikusse kohta mingit gaasijaama, et siin ei käi nagu see mõte ja elementaarne. Reaalsus ei käi kuidagi ühte jalga. Sest gaasijaama võidaks isegi mingi trikiga blokeerida või kuidagi ilma droonidetagi võib tema tööd halvata, selles mõttes ta ei peaks seal olema. Auvere jaamaga tuleb leppida seal, kus ta on, et ta meile rahu ajal vähemalt annaks elektrit, sõja ajal arvatavasti meil lülitatakse elektrisüsteem raketirünnakutega kohe välja. Jah, et ma arvan, et see moodne sõda nähtavasti käibki nii nagu ka Venemaa ja Ukraina vahel, et vastas kogu aeg nõrgestatakse tema elulistelt tähtsate objektide pommitamisega. Just droon tuleb, paneb pommi sulle kuhugi alajaama, lööb su rivist välja. See kõik tähendab, et me peame elanikkonna kaitsega tegelema hoopis teisel tasemel ja valmistuma kõikideks riskistsenaariumiteks. Aga Evelin, pärast väikest pausi me läheme järgmise põneva teema juurde. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Head kuulajad, me oleme stuudios tagasi, räägivad Evelin ja Anti Poolamets, Riigikogu liikmed.
ja me räägiksime sõnavabaduse olukorrast meie heas naaberriigis Soomes. Ja tõsiasi on see, et sõnavabadusega on seal väga halvasti. Nimelt neljapäeval tuli välja Soome kõrgema kohtu otsus, millega endine Soome kristlike demokraatide esinaine, praegune parlamendiliige Päivi Räsänen, muidega endine siseminister ehk väga mõjukas poliitik, oli siis 7 aastat kõigepealt kohtu all ja siis tuli lõplik otsus neljapäeval, et ta ongi süüdi homoseksuaalide solvamises. Soomes on vastav paragrahv, siis see on nagu ässitamine rahvusrühma vastu, kiihotamine kansanrühma vastaan. Ja selle alusel on muide hulk poliitikuid süüdi mõistetud, mitu perussoomalaist selle eest, et nad on islami kohta kriitikat teinud. Just värskelt on tulnud süüdistus ühe keskparteilase suhtes, kes siis, kui ühed iraaklased vägistasid jõhkralt Soomes alaealisi 14 aastast, siis ta lajatas ja ütles, et me veel, et kui te sihukese kuritegelike kavatsustega tulete, siis teadke, et piiril peaks neile pussnuga näitama ja öelda, et kui te tulete siia vägistama ja tapma, siis hoidke alt, on ju. Sellest piisas, eks ole, et üks emotsionaalne loosung, ta vihjas kurjategijatele, eks ole, mitte kõigile, kes tulevad. Juba algas protsess. No jah, rahvusgrupp, et kurjategijad on ka nüüd Soome mõistes rahvusgrupp nagu homoseksuaalidki, et ma kordan ka üle, et Räsaneni süü seisnes, et 2004. aastal kirjutatud ja avaldatud kiriku pamflett, et meheks ja naiseks lõi ta nemad sõnakasutuses ehk ta suure tähega, et Jumal lõi nad meheks ja naiseks ja kohus leidis, et pamflett sisaldas solvangut või solvavat sisu homoseksuaalide rahvusgrupi suhtes. Ma hakkasin ka mõtlema, et kujutage ette, rahvusgrupp, homoseksuaalid on rahvusgrupp, kas nad on siis oma keelega, homokeel näiteks või lausa teeme nagu homoriigi, aga nad surevad välja ju. Mismoodi nad see seadus on sõge ja see otsus on sõge ja see näitab, et kes siis seda poliitilist diktatuuri juhivad. Muide Voltaire olevat öelnud niimoodi, et vaadake, mis asjad on riigis keelatud, mida on keelatud rääkida, te saate aru, kes võimul on. Selge, meil on selline ilmalik religioon, vasakliberaalne vasakäärmuslus, kus kõik seksuaalsed häiritused on tõstetud kõrgemale kui kõik muu. Kõik, kes julgevad üleüldse midagi avaldada, need saavad täie rauaga. Orjake, kummardage, alluge. Kusjuures ma siis tsiteerin, et ikka teaksite, milles asi on. Et Räsänen siis tegi Luteri sihtasutuse vahendusel välja antud raamatus vastava siis avalduse, kus kirjutas pamfleti, kus ta ütles, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arenguhäire ja kirjeldas seda seksuaalseks kõrvalekaldeks. No kujutage ette, sul ei või oma arvamust enam olla selle kohta, et kohe kinni, kohe trahvi, mitu tuhat eurot trahvi, poliitik saab kohe täie rauaga. See näitab, kes on võimul ja kes väänab käsi. Ja Evelin, mis hakkab juhtuma, kui Eestis sama seadus kehtestatakse? No me ju räägimegi sellepärast sellest, et see ähvardab ka ju meid, et Liisa-Ly Pakustal on see vihakõne seadus sahtlisse ja ta ootab võimalust, et sellega siis Riigikokku tulla ja ka meid lihtsalt vangi panna selle eest, et me ütleme, et normaalsus on normaalsus ja ebanormaalsus on ebanormaalsus. Aga nüüd nagu püütakse neid asju vastupidi käänata, et kui sa rõhutad normaalsust, siis sa muutud justkui ebanormaalseks ja need
need homoseksuaalsed rahvusgrupid, et need on siis, ütleme, ülimad kõigist, et nende puhul sa ei tohi rääkida, sa ei tohi isegi öelda, et see on mingi sotsiaalne konstruktsioon, et ennast siin ma ei tea, panete kleidi selga ja peate ennast siin naiseks. Ja mulle tuli üks hea nali meelde, et üks inimene värvis oma näo tahmaga, tegi nii-öelda blackface'i ja ütles, et huvita, kas ma olen nüüd neeger, nii nagu need homod värvivad huuled punaseks ja ütlevad, et no mehed, et me oleme nüüd naised, et noh, et kas piisab sellest? Ja, no see identiteeti võib vahetada, selle kohta liikus veel üks kihvt meem ringi, et kui räägitakse, et mingisugused araablased, need on ju ka soomlased või rootslased, et siis seal kõrval oli meem, kui hamster sündis hobuse tallis ja siis ta ütles, et ma olen järelikult hobune. Ja siis igal juhul, kui meil siin see vihakõne liberaalide poolt läbi surutakse, siis on selge, et iga EKRE poliitikut võib rajalt maha võtta, kriminaalsüüdistuse alla panna ja takistada tal kandideerimast. Et siis me liigume sõnavabaduse jõhkra maha surumise suunas. Nii et head kuulajad, tuletage meelde, mida te viimati 20 aastat tagasi tegite, et võimalik, et tegite mõne avalduse, kommentaari sotsiaalmeediasse ja... Äkki peab pabereid põletama hakkama. Just. Muidu kargab politsei tuppa ja lõhub maha. Väänab käed selja taha. Ja mine tea, millised veebileheküljed veel kuskil on alles, et kõik tuleb üle vaadata. Muidu tuleb eriüksus. Nagu Inglismaal muide on see vihakõne väga siis jõhkraks tsensuuri malakaks muudetud. Tuhandeid inimesi on sotsiaalmeedia postituste pärast süüdi mõistetud. Ja kuhu see on lõpuks viinud, et USA's on asutud nüüd väga innukalt sõnavabaduse kaitsele ja USA uus julgeolekudoktriin ütleb ka, et meie kaitseme demokraatiat ja sõnavabadust, et kui Euroopas toimub tsivilisatsiooniline lagunemine, massi sisseränne, demokraatlike vabaduste piiramine, siis kas ikka need on need meie liitlased, et see küsimus on õhus ja mina ütlen, et see küsimus on lõpuks ka Eestis õhus. Kui meie liberaalid siin putinistlikke meetodeid kasutades põhiseaduslikke õigusi maha suruvad ja see ohustab ka meie liitlassuhteid, sest ameeriklased ei suru meile ju poliitika sisu peale, aga demokraatlikud riigid ju on ikkagi NATO riigid. Nii et ei ole nii, et te võite kõike teha. Ja sõnavabadus on demokraatia üks osa, et kui me hakkame inimesi sõnavabaduse eest vangi panema, siis me oleme Nõukogude Liidus tagasi. Ja pärast väikest pausi räägime veel ühest päris rajust teemast. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, Anti Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed räägivad. Nimelt siis, Evelin, räägimegi sõnakasutusest, kuigi me ei kavatse seda inimest sugugi ära keelama hakata, aga inetu oli see kasutus kindlasti. Ehk siis me peame teadma, mida siis räägitakse ja sina andsid esmaspäeval sisse sellel teemal ka arupärimise. Mis oli selle sisu? Ja, et kui nüüd tähelepanelik meediauurija märkas, siis 16. ja 17. märtsil toimus Tartus konverents maismaa tuuleparkide ja elustiku vastastikused mõjud. Ja seal esines Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma avaldusega, mis seab kahtluse alla ka riigi ja kohalike omavalitsuse vahelise koostöö mõtted. Ja kuna inimene oli ka selle ürituse korraldaja, siis ei olnud tegu mitte sõnavääratusega, vaid sellise konkreetse avaldusega ja ma täitsa tsiteeriks Kaili Viilmat siin. Tema sõnad siis järgmised.
me katsume sellest punnseisust ikkagi kuidagi üle saada. Me ei tea veel, kuidas kohalikke omavalitsusi murda, aga tuulepargid pole ainus teema, kus me neid murdma peame. Me murrame neid ka märgalade taastamisel, mõne kaitseala moodustamisel. Me oleme kiskjateks loodud, ütles kõrge riigiametnik ja seda avaldust saatis aplaus saalist ja seda kommenteeris veel minu meelest üks korraldajatest, kes ütles, et kohtus näeme ja muidugi ta parandas ennast kiiresti ja ütles, et see oli nali, aga see näitab suhtumist, et omavalitsust ei peeta enam partneriks, vaid see on keegi, mis tuleb murda. Et selline töövõte on, et meid ei huvita, mida teie arvate. Kui tahame, teeme selle märgala, teeme soo teile koduõue alla, paneme tuulikud püsti, meid midagi ei huvita. Et sellistel teemadel, mina ei suuda küll enam Keskkonnaametiga suhelda, olles valla esindaja, sest nad on igasuguse usaldus ära kaotanud ja ma küsisingi seetõttu ka keskkonnaministrilt, kuna tema vastutab Keskkonnaameti eest, et nagu selgitada, mida see siis tähendab praktikas, et kuidas nad neid omavalitsusi siis nii-öelda murdma hakkavad, et mis sellega siis kaasneb ja et kas see siis on ka ministeeriumi poolt juhitud ja millised siis suunised ja tööpõhimõtted on ministeerium Keskkonnaametile andnud ja veel, et mida see veel tähendab. Ametnik ütles, et me oleme kiskjateks loodud. Ma ei tea, kas võetakse neid CV-na niimoodi tööle. Evelin, see oli lihtsalt lapse suu, kes rääkis tegelikult selle mentaliteedi välja, mis seal valitseb, eks ole, Keskkonnaametile antakse üha nagu suuremaid volitusi. See on nagu riik riigis, kindlasti töötab seal väga truusid ametnikke, väga südamega ametnikke, aga nagu näha, et kõik ei ole sellised nagu see, kes peab ennast kiskjaks, kes läheb kõrikallale omavalitsustel, lähevad ka eraisikutele kõrikallale, et selge see on ebakohane kõnekasutus, ja ta ei saa riigiameti nimel sellist avaldust teha, sest riigiamet peab arvestama kõikide huvidega, mitte olema kiskja, kes murrab. See ei olnud mingi vestlus kuskil eraviisiliselt, vaid ta esines konverentsi raames suure publiku ees ja tõi välja oma mentaliteedi ja ma näen, et see asi, mis toimuma hakkab, on üsna karm. Riigikokku tuli ju eelnõu, kus anda Keskkonnaametnikele ka suuremad nii-öelda vahendid või ka volitused, et nüüd nad võivad kasutada siis külmrelvi, ka seda gaasi. Külmrelvad on siis need nuiad, eks? Nuiad, ma ei tea, mis selle kõik käerauad, gaas. Ühesõnaga, eelnõus oli öeldud, et külmrelvad, ma ei tea. Ma küsisin küll ministri käest, et kas mõõk on ju ka ju klassikaline külmrelv või, aga ta ütles, et ei, see on nui, et hea küll. Ja nad võivad ka näiteks läbiotsimise teha ja Martin Helme küsis ka väga nagu selgelt, et kui ma nüüd viskan vanad kummikud lõkkesse, et mis sellele järgneb, et murtakse mind pikali põhimõtteliselt. Uus seadus lubab seda, et käerauad ilma politseita, varemalt politsei oli see üksus, kes siis tähendab, me ei saanud vastust, et millistes valdkondades seda tegelikult kasutama hakatakse, et võib-olla mõnes on üksikuid teemasid, kus näiteks koer kipub kallale tulema ja võib gaasi lasta, aga see on paistab, et väga laiaks aetud ja me ei tea, kas see lõkkenäide kehtib või ei kehti, nii et meil on risk, et hakatakse kohe võimu näitama. Ei, seal on ikkagi ära toodud, millistes olukordades, et kui toimub looduse kahjustamine, lõkkesse sa ei tohi kummikuid visata, see on ohtlik jääde, need igasugused naftaaurud, mis sealt kummikute seest loodusesse paiskavad, et selle puhul võib küll ikkagi külmrelva kasutada.
siis kui vastu hakatakse, et oleme nüüd realistid, aga ma arvan, et seda hakatakse kuritarvitama. Lihtsalt elu on näidanud, nii nagu seda sõnavabaduse seadust või sõnavabaduse piiramise seadust, millest jutt oli just, et kohe hakati kuritarvitama, kohe hakati kiusama parteijuhte, siseministrit, kohe käsi väänama, nii et ärme alahinda liberaale. Nad on väga leidlikud, et kui saavad, siis võtavad nuia pihku. Mäletame koroona ajal, aeti koerad peale, aeti nuiad välja. Igal juhul sai see arupärimine tehtud, mida siis minister vastab sellele hoiakule ja kuidas selline kiskjaks loodud ja murdmine avaliku teenistuse väärtustega kokku käib, et sellest me saame siin saates rääkida, ootame ära, mida siis minister selle kohta ütleb lõpuks. Ja teeme veel ühe väikse pausi. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi. Täna räägivad nagu ikka Anti Evelin Poolamets. Ja läheme siis viimase teema juurde. Nimelt me kohtusime Eesti Kaupmeeste Liiduga. Kaupmeeste Liidu peakontoris Toompeal. Kohal olid väga erinevad kaupmeeste esindajad, näiteks Coop, näiteks Maxima ja tegelikult võiks öelda, et kõik suuremad kaubanduskettide esindajad, välja arvatud Krussipoed, kes ei kuulu siis sinna Eesti Kaupmeeste Liitu, oli Coop, Rimi, Selver, üks kinnisvarafirma, Lidl isegi ja... Lidl oli ka olemas ja igal juhul väga esinduslik seltskond ja me rääkisime nendega oma poliitikatest ja loomulikult tuli kõige rohkem juttu toiduainetest ja toiduainete käibemaksust ja muidugi meil oli nendega üksmeel, nimelt toiduainete käibemaksu tuleb vähendada. EKRE on ka mitu vastavat algatust Riigikogus teinud ja me avaldasime lootust, et järgmises valitsuses on see võimalik, et me peame otsima liitlasi, on lootust neid saada. Ja me oleme ju, mina esimese teemana rääkisin neile, mis meil õnnestus teha 2019–2021, et me ju tõime maksud Lätist Eestisse, pääsime ära hulga kauplusi Lõuna-Eestis, sest see alkoholiralli oli juba alkoholi ja toiduralli oli meeletu, ka kütuseralli Läti suunas, et suured tulud toodi Eestisse ära ja nad võisid seda ainult kinnitada, tõidki näited, kuidas Coopi poodidel oli ka suur leevendus Lõuna-Eestisse, et aktsiisid ära langetati. Jah, et Kaupmeeste Liit kutsus meid nii-öelda vaibale ja neil on ettepanek, et need värsked põhitoiduained nagu värske liha, kala, piimatooted, puuvili, leib, sai ja munad, et nende käibemaksu langetatakse 24%-lt 13%-le ja toodi ka välja rida põhjendusi, öeldes, et see on just Eesti kodumaine toit ja see arendaks Eesti põllumajandust, Eesti ettevõtlust, aga teame ise, mida Jürgen Ligi ju selle peale vastas. Jürgen Ligi ju saatis väga Jürgen Ligilikult nende ettepaneku juba meedia vahendusel pikalt, kui nii viisakalt öelda, leidis, et kaupmehed tegelevad välja pressimisega ja et see kauba, ütleme see hinna käibemaksu langetus, et see ei hakkaks hinnas kajastuma, aga meil on kogemus olemas, et kui EKRE oli valitsuses, tulime me välja ju selle ettepanekuga, oli ka väga raske, just olidki kõik maksud sõitsid Lätti, kõik mäletavad seda aktsiooni ka, et maksud sõidavad Lätti ja kui EKRE tuli valitsusse, päevapealt pöörati need tõusnud aktsiisid tagasi ja tulid ka maksud Lätist tagasi. Aga asi on ju selles, et me jõudsime lõpuks koos diisli käibemaksu langetamisega, elektriaktsiisi langetamisega ja teiste meetmetega me jõudsime selleni, et toimus Euroopa suurim hindade langus. Ja samal ajal jõudsime 2021. aastaks 8,3% majanduskasvuni, see oli kõik pretsedenditult võimas, mis toimus. Paistab, et
osad valijad tahavadki, et neil oleks halb olla. Nii et me loodame ikka nendele valijatele, kes tahavad, et Eestis oleks elu parem. Et kui me saavutaksime ligilähedaseltki midagi sellist hinnalangetustega, et inimeste ostukorv läheks odavamaks, kas või põhitoiduainete osas, me oleme jälle midagi suurt saavutanud, sest Reformierakond ei ilmuta mingit kaastunnet. Nende arvates on kõik ainult tagu. Küll hakkama saate, Jürgen Ligi sööb konservi, kes usub seda? Ja kui me vaatame ka statistikat, et eelmise aasta lõpus avaldati 2024. aasta statistika, mis näitas, et suhtelises vaesuses elab 19,5% Eesti elanikest ja absoluutses vaesuses 3,4% Eesti elanikkonnast ja see absoluutse vaesuse määr või osakaal tõusis 0,5% võrra ja tegelikult selle toiduainete käibemaksu alandamisega me ju läheksimegi appi just vaesematele inimestele, et see on nagu see mõte ka, et me nagu hoiame neid, et seesama jälle Reformierakonna valitsuse praalimine, et näete, saate kõik 700 eurot tulumaksuvabastust, aga see ei mõjuta vaesemaid inimesi. No ma toon numbrid sulle, see tulumaksuvabastus et mõjub ainult Tallinna, Harjumaa ja Tartu ja Tartumaa piirkonnale. 70% sest maksuküüru kaotamisest jääb raha Tallinnasse, Harjumaale, 15% Tartusse ja Tartumaale. Et siis ülejäänud 15% jääb ainult ülejäänud Eesti peale, kus on niikuinii kehvemad palgad, kus on niikuinii kehvem ostujõud. Ja see on näha, et neil ei ole mingit huvi regionaalpoliitika vastu. Loodavad Tallinnast oma hääled kätte saada ja vilistavad ülejäänud Eestile. See on lihtsalt alatu. Sel ajal, kui 40% on hinnad tõusnud siin 3-4 aastaga, see on jõhker koorem inimestele ja müüjad ütlevad, et massiliselt ostetakse alla hindlustest. Toidukorv on sedavõrd kallis, et kui Euroopas keskmiselt kulub üldse palgast toidule 17%, siis Eestis kulub 26%. Tuleb uudis, et me liigume Rumeeniale lähemale sellise palgataseme poolest, et Leedu on meist ette läinud, meie kukume kogu aeg allapoole, et see ongi siis nüüd viimased 4 aastat kindlaid käsi, et see on päris karm olnud. 8,3% majanduskasvult oleme langenud 0. Nüüd oli vist 0, midagi. Et kas seda siis tahtsitegi? Kas see ongi siis majanduslik mõtlemine? Muide, seda majandust kasvu ei vedanud mitte ettevõtlussektor, vaid valitsus enda kulud. Ehk siis võeti laenu ja telliti siis mingeid investeeringuid. Rohepöördesse põhiliselt. Rohepöördesse, jah. Ja kui nüüd mõeldagi, et Eesti Kaupmeeste Liit astus üles, seal on üle ligi 90 000 töötajat, et ma loodan küll, et nad nende alluvuses ja nende firmades. Et nad suudavad seda poliitilist survet hoida. Me nägime ka põllumeeste väikest meeleavaldust, väikest hoiatust ja tähendab, oli päris suur, aga oli natukene liiga leebe, võrreldes sellega, mis seal Brüsselis toimus, et kuidas hunnikut veeti keset linna, siis meil oli küll väga viisakas ja paus hoitud. Eks nemad peavad ja lootust üleval hoidma, et valitsus ei viska põllumajandusele mõeldud üle 500 miljonit eurot kuskil Rail Balticule, et loodame kõige paremat, et mõistus tuleb koju. Aga ma toon veel ühe näite, et Soomes on oluliselt vähendatud toiduainete käibemaksu 14% peale ja isegi plaanitakse allapoole minna. See on ka selge, et Soome turisti ei tule, kui meil on niivõrd kõrge käibemaks. Ja minu meelest tuleks ka restoranide käibemaksu ja majutusteenuste käibemaksu alandada vanale tasemele tagasi. Lisaks siis muidugi toiduainete käibemaksu, et me saaksime turisti jälle tagasi. Nii me saaksime oluliselt töökohti ja tegelikult riiki voolaks ka raha sisse, sest praeguse maksu lagastamisega hirmutatakse kliendid ära, muudetakse ettevõtted konkurentsivõimetuks. Ja kui me mõtleme ka, et mis siis majanduskasvu
vedur on, see on ikkagi tarbimine ja kui me keerame need maksud niimoodi üle võlli, siis ka tarbimine langeb. Ja tuletan meelde, mida Kaja Kallas ütles, et kõige odavam elekter on säästetud elekter või kulutamata elekter. Et ma saan aru, et elektriga võib-olla inimene saab kuidagi hakkama. Elektrita just, et kui väljas on juba soojem ja valge ka, aga ilma toiduta ei saa, isegi siis, kui väljas on soojem ja valgem ka. Ja kokkuvõtteks räägin ka sellest, mis Lätis juhtus. Nimelt siiani oli neil puu- ja köögiviljade käibemaksu langetus, oli 5% peal. Ja tulemused olid silmnähtavad, et see ülekande efekt Läti kliimas tüüpiliste puu- ja töögiviljade puhul oli selgelt näha, kasvas kasvatamise pind, siis hindadesse jõudis 88% maksulangetusest. Nii et Läti puhul langesid hinnad muljet avaldavalt 11%, nii et see Läti kogemus näitab, et käibemaksu langetus on hädavajalik. Et Eestis aetakse udujuttu, et Lätis ei toimunud mitte midagi siis paremuse poole. Nii et isegi varimajandus vähenes, et kui maksud keerata liiga põhja, siis hakkabki väga kiiresti levima ümbrikupalk ja me peame väga tõsiselt meie inimeste heaolu ette võtma ja ettevõtete konkurentsivõime on sellega otseselt seotud, põllumajandusettevõtete konkurentsivõime, kaupluste, restoranide, transpordiettevõtete temaatika. Nii et valimistel näeme ja me kavatseme teha seda sama, kui me valitsusse pääseme, mida eelmine kord ehk viia kütusehinnad alla, elektrihinda alla ja ka inimestele taskupärasem toidukorv tekitada. Ja selle rohepöörde me paneme ka nüüd lõplikult pausile, sest kaupmeeste sõnul ligi 40% sellest kaubad või toote hinnast sisaldas kõikvõimalikud regulatsioonid, nii keskkonnaalased kui ka kõiksugused ohutusnõuded, et mille tõttu enam ei suudeta Hiina, Temu ja Feini ja nende odavmüügi e-poodidega konkureerida ja see on ka ju osa sellest suuremast plaanist, et meil oleks tervemõistuslik poliitika, tervemõistuslik, mis hoiab meie majandust ja hoiab Eestit rikkana, sest praegu me lähme küll allamäge. Hoidke punased majandusest eemal ja kui normaalsus tagasi tuleb, hakkab ka majandus kasvama. Aga kuulmiseni, head sõbrad. Nii et nautige kevadet, kõige paremat. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.